Aga tegelikult tänases saates meil on ka pakkuda tõeliselt eksklusiivset videomaterjali Hispaaniast, mitte sinu treeninglaagrist, kus seal palmidel peesitasid, aga meil on hoopis muide boksikoondis teinud ka seal samas Hispaanias päris sellise kõva treeninglaagri, nad jooksid liiva sees. Siukse hästi sügava liiva sees ja treenisid ennast ikka päris. Juures käisin ka liiva seal tüünides nii-öelda liikumas ja tegin ka paar jooksusammu, nii et see on mulle üsna tuttav asi. Aga boksis oli siis nii, et meil on tegelikult tulemas aprillis Türgis siukene olümpiakvalifikatsioon ja koguni 4 meest läheb eestlastest sinna ja nendest 2 omab täiesti reaalseid šansse jõuda Londoni olümpiamängudele. Nii et vaatamegi ära ühe väikese videoklipi siis sellest, kuidas Hispaanias Eesti meeskond valmistus ja kuidas siis Tallinna meistrid selgusid. Tallinna meistrivõistlused boksis olid sel korral 3 muusiku Peeter Sauli, Erik Lassi ja Uno Loobi karikatele. Kõik 3 on tegelenud nooruspõlves boksiga, edukaim neist oli Peeter Saul. Mina olen 2-kordne Eesti noorte meister, mitmekordne Tallinna meister, noorte meisteks. Ma olin nii noor, eks ole. Ja viimane oli vabariigi esivõistluselt tulin 3. Uno Loop sel korral kahjuks ise kohale ei saanud tulla, kuid maestrod Peeter Saul ja Erik Lass tegid show'd täie raha eest. Näete, me naeratame. Meil ei ole seda... Mehed, kas veremaitse tuleb ka suhu nüüd või? Veel ei tule. Aga kui ta mulle paugu paneb, siis on kindlasti. Turniiri oodatuimas ja põnevõimas matšis läksid omavahel vastamisi kuni 75-kiloste meesteklassis Deniss Kormilin punases nurgas ja Kaupo Arro sinises nurgas. 2009. ja 2010. aasta Eesti meister Kaupo Arro oli pidanud enne seda kohtumist 84 matši ja võitnud 60. Kormilin pidanud 111 matši ja võitekirjas 94. Omavahel peetud matšid on enamjaolt lõppenud Arro võiduga. Sel korral oli aga kohtuniku otsusega 2-1 parem Kormilin. Põhimõtteliselt jõud ikka selja taga. Jõu arvelt praegu lihtsalt kiirust ja seda teravust ja plahvatuslikkust nii palju ei ole võtta kuskilt. Põhieesmärk on ikka Eesti meistrivõistlustel endast parim anda ja pärast veel Türgis. Kuni 91-kilogramiste meeste hulgas sai vastase loobumise tõttu võidu Rain Karlsson. Tema vanem vend Ainar Karlsson sai aga Tallinna meistritiitli kuni 81-kilogramiste meeste hulgas. Ainaril on selja taga raske treeninglaager Hispaanias. Et jah, mina ka esimest korda jooksin sellistes kohtades, et tüünides oli et jalg vajus vähemalt põlveni, et väga raske oli jooksta. Ja põhiliselt oligi, et jooksutreeningud ja tehnikatreeningud, nagu enamasti kõik olid väljas, et seal oli soe ja oli hea treeningud treenida. Uued harjutused ja treeninglaagrid said alguse uuest koondise peatreenerist, kelleks alates detsembrist on varasem Soome koondise peatreener Ervin Kade. Lisaks Ainar Karlssonile on peatreeneril suured lootused seotud Kaspar Vahaga, kellel nii nagu Ainarilgi täiesti reaalsed võimalused jõuda sel aastal Londoni olümpiamängudele. No Kaspar Vaha on tegelikult alles vähe tegelenud boksiga, aga tal on sisemiselt selline leek põlev, et motivatsioon on nii tugev, et poiss teeb ikka väga isukalt trenni ja on väga kõvasti arenenud ka viimasel ajal. Eelmisel aastal ta ühtegi matši ei kaotanud, tuli nii Baltimaade kui Põhjamaade meistriks ja nii Soome meistriks, kui võitis 2 rahvusvahelist turniiri, GB ja Tammer, et sealt võib selline tõsine pauk veel tulla. Kaspar paraku siin vastast ei saanud, aga Karlssonitega saime selle eest kõvad sparringud ja Kaspar käib 3 päeva, boksib siin Tallinnas teeme trenni ja siis 3 päeva treenib Soomes. Aprillis toimub Türgis Istanbulis Londoni olümpia Euroopa kvalifikatsiooniturniir ning värske peatreener loodab, et vähemalt 2 koondislast saavad koha olümpiamängudele.